Ameerika Ühendriigid korraldasid just uued õhurünnakud Iraaniga seotud sihtmärkide vastu Omaani lahes ja seekordne fookus oli otsene. 2 tühja Iraani naftatankerit MT Sistar 3 ja MT Sevda tehti rivist välja enne Iraani sadamasse sisenemist. Sel reedel, 8. mail 2026 teatas Ameerika keskväe juhatus, et laevad üritasid rikkuda käimasolevat blokaadi Iraani sisenemisel või sealt lahkumisel. Operatsiooni viis läbi Ameerika Ühendriikide mereväe FA-18 Super Hornet, mis startis lennukikandjalt USS George A.W. Bush ja tabas naftatankerite korstnaid täppisrelvadega, et takistada nende sihtkohta jõudmist. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Peamine punkt on see, et Washington ei oodanud, kuni laevad sadamasse jõuavad. Käsk oli takistada manöövrit enne rikkumise lõpule viimist. Centicomi andmetel olid mõlemad naftatankerid tühjad, kuid neid käsitleti siiski kui mittevastavaid aluseid suuremas sõjalises operatsioonis. Avaldatud eesmärk ei olnud laevade uputamine, vaid nende võimekuse kõrvaldamine. Sõnum oli karm. Isegi tühjana peatatakse Iraani naftatanker, mis üritab blokaadist läbi murda, enne kui see suudab tugevdada Teherani logistikat. Operatsioon toimub kõrge pingega ajal, vahetult pärast seda, kui Iraani väed saatsid 3 Ameerika hävitaja vastu rakette, droone ja väikelaevu, mis liikusid rahvusvahelises väinas Omaani lahe suunas. Kaasa löönud laevad olid USS Truxton, USS Rafael Peralta ja USS Mason. Centicom teatas, et ükski Ameerika üksus ei saanud pihta ja ohud suudeti tõrjuda. Seejärel vastasid Ameerika Ühendriigid enesekaitselöökidega Iraani sõjalistele rajatistele, sealhulgas rakettide ja droonide väljalaskmisega seotud kohtadele, juhtimiskeskustele ja jälgimisstruktuuridele. Rünnak naftatankeritele Sistar 3 ja Sevda näitab, et Valge Maja otsustas muuta blokaadi reaalseks meetmeks, mitte ainult diplomaatiliseks hoiatuseks. Blokaad on suunatud Iraani naftaga seotud laevade sisenemisele ja väljumisele, sest Iraani naftasektor on režiimi jaoks elutähtis. Centicom teatas, et mitu kaubalaeva on juba tegevusest kõrvaldatud ja üle 50 laeva on ümber suunatud, et tagada operatsiooni täitmine. Rahvusvahelistes uudistes levib ka info, et üle 70 naftatankeri ei lubata Iraani sadamatesse sisse ega sealt välja, mis suudavad transportida üle 166 miljoni naftabarreli, mille väärtus on üle 13 miljardi $. Juhtum ei alanud nende 2 laevaga. 2 päeva varem, 6. mail, olid Ameerika Ühendriigid juba peatanud MT Rasna teise tühja Iraani naftatankeri, samuti Omaani lahes. Selles operatsioonis tabas USS Abraham Lincolnilt startinud FA-18 Super Hornet laeva tüüri 20 mm kahuritulega. Sellega alustavad Sistar 3 ja Sevda uut etappi järjestuses. Esiteks takistas Washington ühel naftatankeril teekonda jätkamast. Nüüd tabas ta korraga 2, kasutades täppismooni korstnate pihta. Ameeriklaste õigustus on lihtne. Iraan üritas blokaadist läbi murda, säilitades samal ajal agressiivse hoiaku USA ja piirkondlike partnerite laevade suhtes. Washingtoni vastus oli takistada, et meretee muutuks Teherani jaoks võimaluseks oma majandust ümber korraldada, oma laevastikku kaitsta ja testida Ameerika mereväe piire. Trumpi valitsus püüab ametlikku relvarahu jõus hoida, kuid ei luba Iraanil seda relvarahu kasutada kilbina, et merel edasi liikuda. Erinevus on oluline. Ameerika Ühendriigid ei kuulutanud välja piiramatu mereväe sõja, vaid teatasid juba kehtestatud joone jõuga täitmisest. Marco Rubio kinnitas, et Washington ootab endiselt Iraani vastust viimasele ettepanekule alustada tõsist läbirääkimisprotsessi, kuid praegu käib diplomaatia käsikäes sõjalise survega. Samal ajal kui Teheran kaalub vastust, jätkub blokaad. Laevad peatatakse ja Ameerika merevägi säilitab lahes sõjalise kohaloleku. Trumpi loogika on avaldada survet enne läbirääkimisi, mitte pärast.
Iraan tahtis aega võita, läbipääsu testida ja mõõta Ameerika reaktsiooni. Vastus tuli õhurünnakuga, aktiivse blokaadiga ja Iraani haavatavuse merel avaliku paljastamisega. Olukord mõjutab ka Araabia Ühendemiraate, kes on Reutersi andmetel taaskäivitanud õhutõrjesüsteemid Iraani raketi- ja droonirünnakute vastu. See laiendab probleemi kaugemale naftatankeritest. Iraan ei avalda survet ainult Washingtonile. Samuti avaldab ta survet Pärsia lahe riikidele, kes sõltuvad merestabiilsusest, energiast, kaubandusest ja kindlustusest. Rünnak Seastar 3 ja Sevda vastu avaldab kohest majanduslikku mõju. Isegi ilma lastita on naftatankerid osa Iraani naftalogistika ahelast. Tühi laev, mis naaseb sadamasse, saab uuesti laadida, ümber jaotada ja paigutada salajasse või poolsalajasse ekspordivõrku. Sisenemise takistamisega ründavad Ameerika Ühendriigid laevastiku täiendamist enne, kui see naaseb transporditsüklisse. See on viis režiimi survestamiseks, et sem depender apenas de sanções no papel. Mereväe lennuvägi toimib blokaadi otsese käena, samal ajal kui CENTCOM kontrollib liiklust, mida ta peab Teherani majanduslikele pingutustele seotuks. Ajalooline fakt, mis aitab seda otsust mõista, pärineb Kuuba raketikriisist 1962 aasta oktoobris. Sel hetkel kehtestasid Ameerika Ühendriigid merekarantiini, et takistada Nõukogude Liidul uute sõjaliste materjalide viimist Kuubale. Nõukogude laevad lähenesid blokaadijoonele, mõned taganesid, teised peatati Ameerika mereväe poolt ja lasti edasi ainult siis, kui neil ei olnud peal ründerelvi. Õppetund on otsene. Kui Washington mõistab, et meretee toidab strateegilist ohtu, muutub merevägi survevahendiks enne, kui kriis kontrolli alt väljub. Praegusel juhul seisneb erinevus selles, et veetav last ei ole tuumaraketid Kuubal, vaid Iraani toetav majanduslik ja mereline infrastruktuur. Põhimõte on aga sarnane. Kehtestada joon, kontrollida merd ja sundida vastast valima, kas taanduda või võtta rikkumise eest kanda kulud. Ka teised riigid on kasutanud laevade kontrolli survevahendina vaenulike režiimide vastu. 2019. aastal hõivasid Briti kuninglikud merejalaväelased Gibraltaris Iraani naftatankeri Grace 1, kahtlustades, et see veab naftat Süüriasse, rikkudes sellega kehtivaid sanktsioone. See samm ärritas Teherani, kuid näitas, et laev, last ja marsruut võivad muutuda poliitiliseks sihtmärgiks, kui riik otsustab sanktsioone tõsiselt võtta. Euroopa Liit ise koos G7-ga lõi mehhanismid Venemaa meritsi transporditava nafta suhtes, et vähendada Moskva tulusid ja hoida majanduslikku survet, sulgemata kogu maailma energiaturgu. Nüüd sõltub järgmine samm kahest suunast. Sõjalisel rindel peab CENTCOM hoidma blokaadi, lubamata Iraani naftatankeritel muuta erandeid tavapäraseks praktikaks. Diplomaatilisel rindel ootab Rubio Teherani vastust, et teada saada, kas tuleb tõsine läbirääkimine või uus vastasseisuvoor. Ameerika surve on aga juba muutnud strateegilist arvestust. Iraan üritas laevu liigutada, nägi 2 naftatankeri tegevuse lõpetamist ja seisab endiselt silmitsi Ameerika laevastiku survega, mis on valmis tegutsema. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja. Minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.